Ilusat päeva, armas valgusolend ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja tänase video pealkiri on digitaalse sõdalase 10 käsku. Kes on digitaalne sõdalane? No see on see, kes jälgib sotsiaalmeediat, kes võib-olla postitab midagi, kes võib-olla jagab midagi, kes võib-olla kommenteerib midagi. No sisuliselt kõik inimesed, kellel on sotsiaalmeedia, kes kasutavad sotsiaalmeediat, aga põhiliselt selleks, et jagada ja avalikustada midagi. Need ei käi digitaalsete sõdalaste alla, kes pritsivad negatiivseid kommentaare lihtsalt foorumites. Ja sinna alla ka ei käi need robotid, kes seda teevad ja sinna alla ei käi need palgatud inimesed, need 100 000 palgatud inimesed, kes on pandud seda digitaal- või sotsiaalmeediat muutma, manipuleerima ja nii edasi. Et sinna alla käivad siiski valgusolendid. Ja räägime siis sellest 10 käsust. Esimene käsk. Enne lahingusse minekut pead sa ennast maandama. Ja selgituseks nii palju, et miks siis? Sest destabiliseeritud sõdalane, kui nii võib öelda, ei suuda teisi stabiliseerida. Ehk siis enne postitamist, enne vastamist, enne konflikti astumist kellegiga, pöördu tagasi oma hingamise, keskpunkti ja selguse juurde. Ja maandamine tagab, et sinu teod ja postitused tulevad distsipliinist, mitte emotsionaalsest turbulentsist. Käsk number 2. Enne mingi info jagamist pead sa seda kontrollima. Selgituseks. Jah, tõde on püha. Aga digitaalne sõdalane vastutab levitava teabe eest. Sest kontrollimine hoiab ära segaduse, hirmuspiraalid ja emotsionaalse väärinformatsiooni. Nagu me teame, siis seda väärinformatsiooni on tohutult palju. Ja sellepärast postita ainult seda, mis on juurdunud selguses ja terviklikkuses. 3. käsk on see, et sa pead vastama, mitte reageerima. Ja selgituseks, et reageerimine on stressiimpulss. Vastus, rahulik vastus on lihtsalt treenitud valik. Ja digitaalne sõdalane teeb lihtsalt enne tegutsemist pausi. Lastes emotsioonidel settida, et selgus saaks sõna ja saaks rääkida. Et see on küpsuse, distsipliini ja tõelise tugevuse märk, mitte reageerida. 4. käsk. Sa pead kaitsma oma rahu nagu püha territooriumi. Ja selgituseks see, et rahu on sinu jõuallikas. Kui su meel on segamini, siis sinu energiaväli tegelikult kõigub, sinu sagedus kõigub. Et kui sa loobud kurnavatest vestlustest, vaigistad sa kaose tegelikult. Kui sa logid kuskilt välja või lahkud mingist vestlusest, diskussioonist, siis kui küllastus saabub, siis see vaigistab samamoodi kaose. Ehk siis oma rahu kaitsmine kaitseb ka sinu missiooni. 5. käsk. Sa ei tohi lollidega suhelda ega kaost tekitavat energiat toita. Sest iga lahing ei ole sinu päralt. Mõned vaidlused on emotsionaalsed lõksud, mis on loodudki sinu aja, selguse ja energia raiskamiseks ja seda tekitavad teatud tüüpi inimesed, teatud energiad, kes toituvad negatiivsest, kes toituvad siuksest ärritusest ja nii edasi ja ka need palgatud inimesed, kes ja ka robotid on loodudki selleks, et seda energiat inimestes üles kergitada. Sest digitaalne sõdalane teab, millal taganeda. Vaikimine ei ole nõrkus, see on strateegiline domineerimine tegelikult. 6. käsk.
sa pead hoidma oma välja puhtana, oma energiavälja, sest segaduses sisemaailm viib moonutatud tajuni. Ja oma energiavälja puhastamine tähendab, et sa reguleerid nii-öelda seda nii-öelda enda sees olevaid reaktsioone, eemaldad emotsionaalseid jääke ja vähendad seda hukatusse minekut, kui sa hakkad käivituma mingi asja pärast. Ja see harjutab ka sellist teadlikku info tarbimist. Ehk siis sinu selgus sõltub sinu vaimse maastiku puhtusest. 7. käsk. Sa pead rääkima ainult seda, mis välja tugevdab. Sest sõnad on energia. Sõnad on energia arhitektuur. Digitaalne sõdalane kasutab kõnet rahustamiseks, selgitamiseks, orienteerimiseks ja ühendamiseks. Mitte kunagi õhutamiseks ega destabiliseerimiseks. Sest see, mida sa ütled, saab teiste meeles selliseks struktuuriks. Ja meil on vaja ehitada, mitte hävitada. Üles ehitada. 8. käsk. Sa pead hoidma kaastunnet üleval ilma ennast reetmata. Sest sa võid sügavalt hoolida ilma kõike enda kanda võtmata. On võimalik lihtsalt hoolida. Sest kaastunne on jõud, aga eneseohverdus üle oma piiride viib läbi põlemiseni. Digitaalne sõdalane avab või aitab avatud südamega ja kindlate piiridega. Ja see tasakaal hoiab nii sind kui ka neid, keda sa toetad oma info tagamistega. 9. käsk. Sa pead austama oma piire kui teenimise vormi. Sest piirid kaitsevad selgust, tõde ja emotsionaalset stabiilsust. Piirid ei ole müürid. Need on pigem nagu sambad. Ja oma piiride austamisega näitad sa teistele, kuidas austada nende piire, ehk siis nemad oma piire saavad austada. Ja see on üks kõrgemaid juhtimisvorme muide. Ja 10. käsk on pea meeles, et valgus ei karju. Valgus juhib kohaloleku, mitte heli tugevuse kaudu. Sa ei pea vaidlema, veenma ega üle enda jõu, üle enda varju hüppama. Sest tõeline autoriteet on rahulik, vankumatu, suveräänne ja vaieldamatu. Ja kõige tugevam sõdalane on tormis kõige vaiksem. Ja siinkohal loen ette ka nii-öelda digitaalse sõdalase vande. Ma seisan selguses. Ma tegutsen maandatud olekus, mitte hirmust lähtuvalt. Ma räägin ausalt. Ma kontrollin tõde enne selle jagamist. Ma vastan distsipliini, mitte reaktsiooniga. Ma kaitsen oma rahu kui püha territooriumit. Ma keeldun kaost toitmast. Ma hoian kaastunnet ilma enese reetmiseta. Ma toetan piire, mis tugevdavad mind ja teisi. Ma juhin kohaloleku, mitte müra kaudu. Sest ma olen digitaalne sõdalane, kindel, suveräänne ja pühendunud kõrgeimale hüvele igas sõnas, teos ja teenimishetkes. Vot nii. Ilusat päeva!